Kohaliku omavalitsuse valimiste eel on stuudiosse tulnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja Eino Rantanen. Tere! Tervist! Alustuseks tahaks teilt küsida, missugune suhe on teil Tartu linnaga? Kas te olete siin sündinud või äsja kolinud? Kolisin siia 2018. aasta augustis, kui mul algasid siin ülikooli õpingud. Varem elasin välismaal ja seal elades käisin ma põhimõtteliselt iga vaheaeg, mis mul oli, käisin Eestis, käisin küll rohkem Tallinnas, aga nüüd selle viimase 3 aastaga olen ma tundnud seda, et Tartust on saanud ikkagi minu kodulinn. Kuidas näeb teie erakond ette bussiliikluse ja ühistranspordi tulevikku? Esiteks, kui alustada bussiliiklusest, siis minu arust oleks tähtis teha seda, et tipptundidel sellised kõige liigelduimad marsruudid, ehk siis just Annelinna, kesklinna vahel ja eriti just nii-öelda linna perifeeriast kesklinna, et tipptundidel siis lisada neid põhimõtteliselt lisada busse rohkem nendele aegadele. Kui lähme nüüd siis jõe peale, siis minu arust idee, mis on siis EKRE-l ja ka teistel erakondadel, näiteks sotsiaaldemokraatidel, see, et algatada jõetrammi liiklus, ehk siis Kärevere sillast kuni Ihaste sillani sellel vahemikul, et see on näiteks üks plaan. Teine variant oleks ka muidugi kergrööpaliiklus ehk siis tramm. Ja minu arust ja meie arust tegelikult oleks see väga väärtuslik lisa Tartu ühistranspordile. Tulles nüüd korra maa peale, kuidas on lood kergliiklusega ehk ratastega? Minu arust Tartu linnas on rattaliikluse jaoks juba palju tehtud, kindlasti mitte piisavalt. Minu ja meie arust linna poolt doteeritud rattaringlus võiks jätkuda, seda võiks isegi laiendada. Ma arvan, et mina ei ole ainuke, kes on märganud situatsiooni, et tihti on dokkidest rattad puudu just sellel hetkel, kui need tõesti vaja on. Ehk siis nüüd räägime tipptundidest, ehk siis hommikul ja õhtul ja isegi päeval. Tulles korraks busside juurde tagasi, siis üheks suureks teemaks kindlasti on bussipiletid. Kas siis selle kaotamine, suurendamine, madaldamine, et mis on teie erakonna siht? Meie oleme sellel arvamusel kindlasti, et tasuta ühistransport kõigile ei ole kõige praktilisem variant. Mis on sellised muutused, mida te tahate läbi viia? Mina isiklikult tahaksin ikkagi seista selle eest, et igale noorele oleks võimalus osaleda temale meelepärases huvitegevuses või sporditegevuses, milles iganes. Ja see on kindlasti asi, mida tuleks läbi viia koos erasektoriga, ehk siis erinevate asutustega, olid need siis kultuuri- või spordiasutused. Ja mina isiklikult olen suur hokientusiast sellepärast, et ma nagu näen selle väärtust. Olen ise kõrvalt ja ise isiklikult kogenud, et see annab inimesele eluks palju lisandväärtust. Et nüüd, kui ma veidi liigun näiteks selle üldise tervise juurde, et oli see siis inimeste ja noorte füüsiline tervis ja ka vaimne tervis, et kui tõesti saavad noored sisustada oma elu sellise täisväärtusliku tegevusega, mis pakub neile sisukat ajatäidet ja ka sõprusringkondasid, siis see mina ütleks, et see aitab väga sellele inimese tervise tervik. Ja kindlasti on seda ideed proovitud läbi viia. Mis on siis olnud need probleemid, miks seda ei ole teostatud ja kuidas te plaanite seda teha? Paraku küsimus on tihti poliitilise tahte puudumises. Tihti poliitika probleem on vaata see, et lubatakse, aga tegemine jääb poolikuks. Ja siis ei taheta pigem selle eest vastutust võtta. Aga mina tahaksin ikka ennast kujutada kui sellise väikest sorti idealistina, et mina tahaksin ikka, et
et minna nende ideedega linnavolikokku ja olla siis ikkagi läbipaistev sellega ja kuidas ma ütlen, tuua selgelt välja need probleemid, mis võivad selle protsessi käigus tekkida. Kui tuleb näiteks mingile ettevõtmisele takistus ette, et näiteks tahame doteerida noorte huvitegevust, et pakub näiteks igale lapsele ühe tasuta huviringi. Kui selle juures tekib mingi probleem, siis minu arust tuleks seda ikkagi inimestele otseselt välja rääkida. Et miks see ei või tekkida ja mida me saaks selle heaks teha, et see probleem tulevikus kõrvaldada. Haridusest rääkides, kas koolide, õpetajate või õpilastega on ka midagi plaanis? Meie üleriigiline programm muidugi näeb ette, et meie tõstaksime või vähemalt muudaksime konkurentsivõimelisemaks õpetajate palgad. Siin on muidugi jälle see küsimus, et palju seal saab kohalik omavalitsus teha ja kui suur osa sellest küsimusest ikka tehakse riigi tasandil. Üks punkt meie programmis on see, et me teeksime Tartu kõik koolid korda enne, kui uusi hakata ehitama. Ja minu arust see, et noortel õpilastel oleks hea õpikeskkond, õpetajad ka tunneksid ennast hästi selle õpetamise juures, siis see minu arust annaks väga suure boonuse meie õppesüsteemile Tartus. Te mainisite üpris alguses Tartu parke ja rohelust. Kui nüüd hakata linna liiklust, ühistransporti edendama, jõeäärset linna edendama, kuidas te planeerite siis hoida seda Tartu loodust? Kui alustada nüüd kesklinnast, siis muidugi hästi palju poleemikat on muidugi kesklinna pargi ümber. Seega sellest ei saa üle ega ümber, et ühed tahavad ehitada sinna seda suurt kultuurikeskust, sellega see park ära kaotada. Teised tahavad selle alles hoida, pargi ise korda teha, meeldivaks ajaviitekohaks. Et meie muidugi seisame selle eest, et inimesed saaksid ise otsustada, kas nad tahavad seda kultuurikeskust sinna parki või tahaksid nad pigem ikkagi siis seda, et park tehakse ilusasti korda. Mainisite ka kultuurikeskust ja filmipaviljoni. Mis on teie vaated sellel? Meie erakonna vaated on see, et selle küsimuse osas tuleks algatada ikkagi linlaste seas referendum. Et küsimustes on muidugi see, et kas tahetakse seda ma kindlasti usun, et suurem osa Tartu rahvast ikkagi tahaks midagi taolist. Aga kõige tähtsam, minu arust veel tähtsam küsimus on see, et kuhu see tuleb. Et nüüd ametlikku statistikat minu arust ei ole veel läbi viidud selle osas, et kui suur osa inimesi tahab seda sinna, puhtalt nagu osakaaluliselt, et kui suur osa tahab seda sinna keskparki, kui suur osa tahaks seda kuskile mujale. Kas Tartu arengukavas pole mitte kirjas, et filmilinnakud planeeritakse Raadile ehitada? Filmilinnak jah, aga kultuurikeskus ikkagi tahetakse sinna kesklinna parki ehitada. Kas neid kahte ehitist ei oleks mõtet kokku või kõrvuti ehitada? Absoluutselt oleks. Selles mõttes, et kui nagu tahetakse kokku ehitada, siis minu arust Raadile oleks väga hea seda teha. Tartu linna on väga suur sissetulek, eriti just õpilasi. Inimesed tulevad sisse, et erinevates ülikoolides või gümnaasiumides õppida. Kui tihti lähevad need lõpetanud linnast ära? Kuidas me saame neid siin linnas hoida? Kui me hakkame küsima, mis see põhiline põhjus on selleks, miks ära mindakse, see on ikkagi see, et töövõimalused, eriti kõrgemapalgalised töövõimalused on ikkagi Tallinnas, aga sellest ei saa üle ega ümber. Kuidas me saaksime neid inimesi Tartusse ka jätta, siis on kindlasti lihtsalt see kohalike töökohtade loomine. Teiseks on aga see, et kas me suudame Tartus pakkuda sellist nii-öelda konkurentsivõimelist linnakeskkonda, et inimestel oleks siin nii-öelda mõnusam elada. Ja kui me suudame kahte asja pakkuda, et ehk siis tuua see Tartu palkade konkurentsivõime lähemale Tallinnale ja Harjumaale ja samal ajal arendada sellist väärtuslikku elukeskkonda siin, siis kuigi me võib-olla ei jõuaks täielikult Tallinnale ja Harjumaale,
nii-öelda samale tasemele, siis me suudame pakkuda ka neid teisi aspekte, mis pigem võib-olla motiveeriksid inimesi siia jääma. Kuidas te näete nii-öelda töökohtade loomist, kust see siis võib tulla kõrgemate töökohtade loomine? No, mida ma isiklikult tahaksin näha, milles suunas või milles valdkonnas Tartus rohkem töökohti pakkuda. Tartu on teadagi ülikooli linn, seda ei eita mitte keegi, et siis püüda noortel, kuidas ma ütlen, akadeemilistel talentidel, siis mitte ainult omandada paremaid teadmisi, vaid ka jääda näiteks arendama edaspidi Eesti kõrgharidust. Et see ei ole mitte ainult neile endile kasulik, vaid ka siis ikkagi tulevastele põlvkondadele. Et meil oleks ikkagi kvaliteetne eestikeelne haridus, mida Tartus pakkuda, et me ei jääks sõltuma siis ingliskeelsetest õppekavadest ja seeläbi siis välismaistest õppejõududest. Et näiteks see, mida meie tahame edendada, on see, et kui meil tõesti on mingid erakordselt taibukad ja talendikad Eesti akadeemikud, olenemata sellest, mis valdkonnas nad on, siis pakkuda neile näiteks stipendiume koostöös siis kõrgharidusasutustega, pakkuda neile siis rohkem töövõimalusi ülikoolis, kus nad tõepoolest saaksid oma neid teadmisi ja talente siis kasutusele panna. Lõpetuseks tahakski küsida isiklikult, mis on teie jaoks üks kindel asi, mis te tahate, et saaks Tartu linnas tehtud? No mina tahaks isiklikult näha seda, et Tartu jääks ikkagi nii-öelda Eesti teaduse, Eesti rahvusluse selliseks vaimseks hälliks. Et me oleksime ikka siin selline intelligentne, tark linn, kes siis edendab ikkagi Eesti asja nüüd ja tulevikus. Aga kui liikuda siis selliste nii-öelda võib-olla rohkem materiaalsete või praktiliste asjade juurde, siis mina tahaksin kindlasti näha seda, et Tartu uudisarendused ja uus ehitus oleks eelkõige selline lihtsalt öeldes silmale ilus, see Tartu esteetiline tervikpilt säiliks ja seda, et meil oleks ikkagi selline mõnus, kompaktne, kergelt liigeldav, läbitav linn kõigile Tartu inimestele. Suur aitäh stuudiosse tulemast! Aitäh teile! Kohtume juba järgmiste külalistega!